Tere jalkasõbrad! On 7. juuli ning oleme täna taas siin kogunenud, et teiega pisut vutijuttu puhuda. Kuna hetkel on Euroopa suurliigad puhkusel, siis on meil hetkel põhiteemaks enamasti üleminekud. Kusjuures viimaste kõlakate kohaselt on ka üks Eesti koondislane lähedal liitumaks Iisraeli kõrgliiga klubiga. Kes see küll olla võiks? Vaata ka meie saadet edasi ning saad peatselt teada. Eesti rannajalgpallikoondis sai MM-valikturniiril kirja esimese võidu, kui võõrustajariik Aserbaidžaan alistati tulemusega 7-4. Avakolmandik kujunes väravate rohkeks, kui Eesti lõi 3 ja Aserbaidžaan 2 väravat. Vahendab jalgpall.ee. Eesti koondis mängib turniiril oma viimase alagrupi kohtumise homme ja 7. juulil, kui kell 12.30 minnakse vastamisi Moldova meeskonnaga. 4-liikmelisest alagrupist pääseb edasi 2 parimat. Eesti koondise ründajat Rauno Sappineni seostatakse Poola meedias Iisraeli kõrgliiga klubi Jeruusalemma Hapoeliga. Poola ajakirjaniku Toomas Lodarčiku andmetel on Sappineni üleminek Iisraeli lähedal. Jeruusalemma Hapoel sai Iisraeli kõrgliigas lõppenud hooajal 14 meeskonna konkurentsis 4. koha, mis tähendas, et eurosarjadest jäädi esimesena kõrvale. Eesti koondislase agent Harri Ojamaa kinnitas eelmisel nädalal soccernet.ee-le, et ehkki Sappinenil on veel 2 aastat kehtiv leping Poola kõrgliiga klubi Gliwice Piastiga, ei pruugi see midagi maksta. Lõppenud hooaja teise poole Mielki Stalis laenul veetnud Sappinen ei sõitnud klubiga kaasa hiljuti alanud treeninglaagrisse ning Piast soovib teda müüa või laenule anda. Kuidas teile see üleminek kõlaks? Kas tegemist oleks Rauno jaoks hea klubivahetusega? Jagage oma arvamust meiega kommentaariumis. Argentiina jalgpallikuulsus Ángel Di María karjäär jätkub Portugali suurklubis Lissaboni Benfica, keda ta esindas ka karjääri algusaegadel Euroopasse tulles. 35-aastane argentiinlane liitus Benficaga esmakordselt 2007. aastal kodumaalt Rosario Centralist tulles. Siis veetis ta klubis 3 hooaega, mängis 125 kohtumist ning lõi 15 väravat. Sellesse perioodi jääb ka Portugali meistritiitel ja 2 liigakarikat. Euroopas tuule tiibadesse saanud ääreründaja liitus seepeale suurklubi Madridi Realiga, esindades Hispaania meeskonda 4 hooaega. Pärast 1 hooaega Manchester Unitedis mängis Di María 7 hooaega PSG-s ja liitus eelmise hooaja eel Torino Juventusega. Benficas ühineb Di María oma hea sõbra Nicolas Otamendiga, kellega koos võideti mullu detsembris Kataris Argentiina koondisele läbi aegade 3. maailmameistritiitel. Prantsusmaa jalgpalliklubi PSG president Nasser Al-Khalifi ütles kolmapäeval, et kui klubi tähtmängija Kylian Mbappé tahab PSG-sse jääda, peab ta uue lepingu sõlmima. Prantsusmaa jalgpallitäht Kylian Mbappé saatis juunis PSG-le ametliku kirja, milles andis klubi juhatusele teada, et ei kavatse oma praegust lepingut pikendada. Mbappé leping kehtib 2024. aasta 30. juunini ning sisaldab klauslit, mis võimaldab mängijal lepingut automaatselt 1 aasta võrra pikendada. Just sellest loobumisest Mbappé klubi juhatus teavitaski ning see tähendab, et ta võib juba jaanuaris käed lüüa mõne teise võistkonnaga. Meie positsioon on väga selge, ütles PSG president kolmapäeval. Me tahame, et ta siia jääks. Kui Mbappé tahab siia jääda, siis peab ta sõlmima meiega uue lepingu. Me ei saa lasta maailma parimal mängijal lahkuda vaba tehinguga. See lihtsalt ei ole võimalik. Kas teie arvates peaks Mbappé tänavuse üleminekuakna jooksul kindlasti lahkuma või tasuks mehel siiski hoopis Prantsusmaa gigantidega lepingut pikendada? Jagage oma mõtteid meiega kommentaariumis. Madridi Reali jalgpallimeeskond sõlmis 6 hooaja pikkuse lepingu 18-aastase Türgi koondise poolkaitsja Arda Güleriga. Türgi messiks tituleeritud Güler mängis siiani kodumaal Istanbuli Fenerbahces. Lõppenud hooajal lõi ta 4 väravat ja andis 4 resultatiivset söötu ning valiti ühtlasi Türgi superkarika finaali parimaks mängijaks. Eelmisel kuul sai Gülerist läbi aegade noorim mängumees, kes Türgi täiskasvanute koondise eest värava on löönud. Väidetavalt maksis Real tema ülemineku eest 20 miljonit eurot. FCI Levadia jalgpalliklubi teatas kolmapäeval, et meeskonnaga on taas liitunud Eesti koondise ründaja Robert Kirss.
Kirss siirdus selle aasta alguses Poola esiliiga klubisse Nowy Sącz, kus mängis pool aastat, et ei saanud 9 liigamängu jooksul jalga valgeks. Mul on hea meel, et Robert Kirss on tagasi Levadias, tõdes klubi president Viktor Levada. Meie ründaosakond sai Eesti koondislase võrra rikkemaks ning Levadias on konkurents alati edasiviiv jõud. Soovin Robertile ja kogu meeskonnale palju edu nii Premium-liigas kui ka peagi algavas UEFA konverentsiliiga kohtumistes, lisas Levada. Prantsusmaa tippklubi PSG otsustas kolmapäeval loobuda peatreener Christophe Galtieri teenetest ning palgata uueks juhendajaks hispaanlase Luis Enrique. 56-aastane Galtier sõlmis eelmise hooaja eel klubiga 2 aasta pikkuse lepingu, millest teine pool täitmisele ei lähe. Seda hoolimata asjaolust, et meeskond võitis 9. Prantsusmaa meistritiitli viimase 11 hooaja jooksul. Kolmapäeva pärastlõunal teatas PSG, et meeskonna uueks juhendajaks saab talvise MM-i järel Hispaania koondise eesotsast tagasi astunud Luis Enrique. Hispaanlasega sõlmiti 2 aasta pikkune leping. Aastatel 2014–17 juhendas Luis Enrique Barcelonat, kellega võitis hooajal 2014–15 nii Hispaania kõrgliiga, meistrite liiga kui Hispaania karikavõistlused. Hispaania koondisega jõudis ta tunamullu suvel poolfinaali, kus tunnistati hilisema võitja Itaalia paremust. MM-il kaotas Hispaania 8-finaalis samuti penaltite järel Marokole. Prantsusmaa meister PSG teatas, et sõlmis 3-aastase lepingu Hispaania koondise ääreründaja Marco Asensioga. Mallorca kasvandik Asensio mängis eelmised 7 hooaega Real Madridis, kus tema leping läinud hooaja järel lõppes. Ta tuli Madridiga 3-kordseks Hispaania tšempioniks ja 3-kordseks meistrite liiga võitjaks. Hispaania koondises 37 mänguga 2 väravat löönud Asensio kommenteeris PSG-ga liitumist klubi kodulehele järgmiselt. On privileeg olla osa sellest suurepärasest klubist. Ootan põnevusega uute tiimikaaslastega ühinemist ja töötamist, et saavutada midagi suurt. Aastaid Inglismaa kõrgliigas Arsenali ridades mänginud poolkaitsja Granit Xhaka jätkab karjääri Saksamaal Leverkuseni Bayeri ridades. Sakslased maksid tema eest Arsenalile 25 miljonit eurot. 30-aastane Šveitsi koondislane sõlmis Bundesliigas läinud hooajal 6. koha saanud klubiga 5 aasta pikkuse lepingu ning tema leping Arsenaliga oleks kehtinud küll veel 1 hooajagu, ent juba enne tänavuse hooaja lõppu oli selge, et Xhaka lahkub tõenäoliselt klubist. Bundesliga pole Xhakale võõras, sest ta mängis enne Arsenaliga liitumist 4 hooaega Mönchengladbachi Borussia ridades. 2016. aastal maksis Londoni klubi tema eest sakslastele 35 miljonit naela. Seni Nõmme Kalju ridades mänginud 24-aastane äärekaitsja Henri Järvelaid on Eesti Jalgpalliliidu andmebaasis alates eilsest registreeritud SCI Levadia nimekirja. Nõmme Unitedi kasvandik Järvelaid liitus 2015. aastal Flora süsteemiga ning jõudis nende ridades välja Premium-liigasse. Vahepeal ka Tartu Tammekas laenul käinud Järvelaiu senise karjääri tipphetk saabus 2020. aasta suvel, kui ta liitus esmakordselt välisklubiga ning murdis sügisel ka A-koondisesse. Järvelaid on Levadiale sel suvel juba 4. täiendus, sest klubisse on välismaalt naasnud ka mullused põhimehed Brent Lepistu, Mark-Oliver Roosnup ja Robert Kirss. Levadia peab oma järgmise liigamängu pühapäeval just Nõmme Kaljuga, kuid seal ei tohi Järvelaid veel oma uut meeskonda aidata, sest siseriikliku ülemineku puhul peab vastavalt reeglitele mängija pidama 5 kalendripäeva pikkuse pausi, enne kui ta saab võimaluse uut koduklubi esindada. Aitäh meiega olemast ning oleme juba peatselt tagasi uute ning värskete jalgpalliuudistega. Kes veel seda teinud ei ole, siis smashige seda subscribe nuppu, et olla kursis nii meie värskemate osadega kui ka lihtsalt aidata meil vaikselt oma projekti kasvatada. Kohtume peatselt taas.